tere lapsed, täna me õpime taandamisvalemitest. Selles teemas igas ülesandes on vaja läbida 3 etappi. Võtame need järjest. Siinus 480 kraadi. Me peame kõigepealt tegema selle väiksemaks kui 360 kraadi. Me saame seda teha liites või lahutades 360 kraadi, sest see on täisring ja see ei muuda tegelikult. Siin me peaksime tegema siis miinus 360 kraadi. Riivo, mis sina arvad, mis sa oled? Väga tubli, Riivo. On jah, 120 kraadi. Kas sa tead, mis juhtuks, kui me liidaksime 360 kraadi? 480 kraadi pluss 360 kraadi on 840 kraadi. Väga tubli, Riivo. Nüüd, kui meil on olemas siinus 120 kraadi, me peame teadma, mis veerandisse ta kuulub. Siin on meie ring. Me saame siit leida, 120 kraadi on 90 ja 180 vahel. See on teises veerandis. Kas keegi võib mulle öelda, miks siin piid on? Mis need tähendavad? Need piid tähendavad seal radiaanmõõtu. Pi radiaani on 180 kraadi. Väga tubli, Riivo, aga lase teistel ka vastata. Olenevalt sellest, mida me muudame, kas siinust, koosinust, tangentsit või kootangentsit, see muudab seda, mida me otsime nendes veerandites. Kui meil on siinus, siis kui ta langeb esimesse 2 veerandisse, siis kui me seda muundame ja lähme edasi ülesannet lahendama, siis asi ei muutu, jääb plussiks, aga teistes veerandites siis tuleb miinusmärk ette. Te ei pea sellest praegu aru saama, aga lihtsalt teage, et me leiame veerandid selle pärast. Nüüd 3. etapp. Me saame võtta selle, mis me oleme leidnud. Meil on siinus 120 kraadi teises veerandis ja me saame seda muundada lähima veerandini. Siin, kui me teeme 120-180-ni, siis siin on 60 kraadi vahet. Me saame siinus 60 kraadi. Ja me leidsime enne, et siinus on teises veerandis positiivne ja saime, et siia jääb pluss ette. Aga siit, kui me läheme 120-90 kraadini. Kui me taandame Y telje juurde, siis funktsioonil nimi muutub. Siinusest saab koosinus ja vastupidi. Väga tubli, Riivo. Kordame nüüd. Võtke nüüd aega ja lahendage oma vihikutesse nii, nagu te arvate. Siin ma soovin, et te teeksite selle vastast nimeliseks. Ma toon näite. Esimene, koosinus 76 kraadi. Siin ma soovin, et te teeksite selle siinus, uued tahvlid. Ma soovin, et te teeksite selle siinus 40-ks. Me tegime seda, sest me vaatasime kõigepealt koosinus. See on 360 ringis, esimene etapp läbitud. Teine etapp, me teame, et see on esimeses veerandis, sest see on alla 90 kraadi. Koosinusel oli esimene veerand pluss. Nüüd me teadsime muundades, et pluss jääb ette. Me saime võtta, kui kaugel see on 90 kraadist. Siin on see 14 kraadi ja me saime siinus 14 kraadi. Lapsed? Ma tean, see on siinus 47 kraadi. Tegelikult see ei ole. Tegelikult on see hoopis koosinus 43 kraadi. Väga tubli, Riivo. Nii, 3. me kõigepealt liidame 360 kraadi juurde, siis me saame tangents 28 kraadi, mis on ühtlasi ka kootangents 62 kraadi. 4. siinuse puhul me liidame juurde 3 korda 360 kraadi, mis on 1080 ja siis me saame, et see on siinus miinus siinus 10 kraadi, mis on ühtlasi ka miinus koosinus 80 kraadi. Oot nüüd, Riivo. Sa võid selle teha siinus 350-ks, aga sa võid ka jätta selle siinus miinus 10 kraadiks. Las ma seletan. Siinus, tangents ja kootangents on paaritud funktsioonid. Kui sul on miinusmärgiga kraadid, siis sa võid lihtsalt miinuse ette tuua ja jätta selle niimoodi. Nüüd, siin peab meeles pidama, et koosinus on erand, ta on paaris funktsioon ja temal kaob miinusmärk üldse ära. Kui sa ei taha seda meelde jätta, siis sa ei pea. Sa võid alati lihtsalt liita, kuni see on positiivne ja siis sealt edasi lahendada. Siis sellest miinus siinus 10 tuleb miinus koosinus 80, nagu sa ütled. Lihtsalt väike näib. Okei, Riivo, mis järgmine on? 5. vastuseks on koosinus 66 kraadi, mis on tegelikult siinus 34 kraadi. 6. on see miinus kootangents 60 kraadi, mis on miinus tangents 30 kraadi. Ja tegelikult see on veel miinus ruut juba 3/3. Jah, Riivo, me jõuame sinna. Viimases me liidame 2 piid juurde, mis on siis täisring ja selle tulemuseks on siis, et me saame, et see on koosinus 1,5 piid ja me teame, et see on 0. Aitäh, Riivo, aga mina olen siin õpetaja. Kui meil on mingi asi, mis on näiteks praegu, meil oli 1,5 piid, mis on ka 270 kraadi.
see on koossinusel siin koha peal, täpselt nende vahepeal. Miinus ja pluss teevad nulli, pluss teevad 1 ja miinus teevad -1. Siinusel on omamoodi see asi. Tangentsil ja kootangentsil neil on kõik asjad nullid, nii et nende pärast ei pea muretsema. Seal on veidi asju veel, aga te ei pea sellest teadma. Nagu Riivo meile väga toredasti ütles, siis mõndadel asjadel on ka väärtused juba ette öeldud. Siin on tabel. Siin on tabel. Nagu me näeme, siinusel, koossinusel, tangentsil ja kootangentsil on oma väärtused. 0 kraadi, 30, 45, 60, 90, 180, 270. Me juba rääkisime, et 0, 90, 180 ja 270 ehk veerandi piiridel on oma metoodika, kuidas sa neid asju võtad. Peamised, mis on siinus ja koossinus. Nad on omavahel siuksed sarnased. Kui sa vaatad, siinus 30 on sama, mis koossinus 60. 45 juures nad saavad kokku ja teistpidi nad muutuvad ka samaks. Et nad on järjest 1 kahendik, ruutjuur 2 kahendikku ja ruutjuur 3 kahendikku. See on tegelikult ruutjuur 1, aga ruutjuur 1 on ka 1. Kui me siit edasi läheme, siis tegelikult siit tuleb ruutjuur 4 kahendikku, mis on ju 2 jagatud 2-ga, mis on 1. See on väikene niisugune asi, et see läheb niimoodi suhteliselt lineaarselt. Tangentsil ja kootangentsil on see veidi teistmoodi. Siin neil on muidugi samamoodi, sama asi lihtsalt teistpidi. Keskel on nad ühelt poolt ruutjuur 3, teiselt poolt ruutjuur 3 jagatud 3-ga. Ja kui me oletame, et te tahate seda tuletada kunagi, on ju, teil ei tule meelde, siis tegelikult seda saab väga lihtsasti kolmnurkadega lahendada. Me peame teadma lihtsalt Pythagorase valemit ja meil on vaja veidi loogilist mõtlemist. Aga teil kõigil on seda palju. Ja siis on see, vabandage härra, kas teie jaoks on minu tund koht, kus magada? Teil on vaja veidi kodus tööd, ära räägi mulle vastu. Ma panen teid Siberisse, õpid veidi tabeli selgeks. Kus ma olen? Mis juhtub? Kui sa täidad selle kraadide tabeli, siis sa saad tagasi koju. Sähkud! Mis ma tean? Tulen ära. Okei. Siin on mingi 90. Neid ma mäletan. Nüüd on need mingi ringi asi. See on mingi läbi vettinud ärts. Siin kirjuta ka. Okei, ma mäletan. Siinus oli 90 kraadi juures 1. Siin oli 0. Siin oli -1 ja siin oli ka 0. Koossinus oli siin 1, siin -1 ja need olid nullid nagunii. Need ma saan nagunii pärast võtta. Okei, see oli päris normaalne, aga need mingid kolmnurga asjad, need mingid teised kraadid, neid ma ei mäleta. Oota, see oli mingi siinus 30 on 1 kahendikku. Siinus 45 kraadi on ruutjuur 2 kahendikku. Ja siinus 60 kraadi on ruutjuur 3 kahendikku. Ja täpselt, koossinused on sama asi tagurpidi. See on lihtsalt ruutjuur 3 kahendikku, ruutjuur 2 kahendikku ja ruutjuur 1 kahendik, mis ongi 1 kahendik. Ja nüüd tangents, see oli mingi Pythagorase asi, ma tean. See oli, kui ma teen Pythagorase, siis ma saan leida x-i, see oli ruutjuur 3 kolmandikku. Ja tangents 45 kraadi on lihtsalt 1. Ja 60 kraadi on ruutjuur 3. Ja kootangents on lihtsalt sama asi tagurpidi. Ma sain hakkama. Palun, viige mind siit ära. Palun, ma olen suremas. Okei, lapsed, nüüd mis oli need 3 etappi, mis me ütlesime täna? Esiteks, Riivo. Tuleb vajadusel 360 kraadi või 2 piid maha lahutada või juurde liita. Väga tubli, Riivo. Nüüd teiseks. Me peame leidma märgi ja veerandi. Ja väga tubli. Ja viimaseks. Me peame viima nad lähima veerandile. Ja. Kõik saab korda.